Florida kulutab igal aastal miljoneid, et vabaneda millestki, mis võiks olla väärt miljardeid. Kogu Mehhiko lahe rannikul ja Atlandi ookeani rannikul matuvad rannad mägede all lagunevast pruunist merevetikast. Sa tunned selle lõhna enne, kui seda näed. Turistid väldivad seda. Hotellid kaotavad broneeringuid, linnad kulutavad miljoneid vaid selleks, et rannad oleksid kasutatavad. Sargassumi merevetikas jõuab igal suvel ja iga aastaga tundub, et olukord läheb aina hullemaks. Aga Hiina on leidnud viisi, kuidas sellest teha mitme miljardi dollari suurune tööstus, samal ajal kui USA jääb sellest ilma. Sõida juulis mööda I-95 maanteed lõuna poole Palm Beachi ja Miami vahel ning lõhn jõuab sinuni enne, kui rand paistab. Siis näed seda. Pruun mädanenud merevetikate sein, mis ulatub miilide kaupa mööda rannajoont. Igal hommikul korjavad traktorid selle kokku. Nad riisuvad selle kokku, veavad veoautodega minema ja päikeseloojanguks on jälle uus ports kohal ning tsükkel algab otsast peale. South Point Park and Leave. 2026 aasta mais nägi välja pigem nagu märg pruun muda kui rand. 3 traktorid töötasid selle kallal üle tunni, samal ajal kui rannakülastajad astusid paksudest hunnikutest üle, et vette jõuda. Bal Harboris loobus Victoria Brosman oma puhkusest ja läks koju. Ta ütles Miami Heraldile, et tema pere proovis isegi hotelli Key Biscayne'il lootuses leida puhtamat liiva, kuid nad leidsid sama probleemi. Ta ütles, et selle reisi fotod jäävad tema perele meenutuseks, et Florida ei ole enam selline rannapuhkuse sihtkoht nagu varem. See on stsenaarium, mis kordub igas osariigi rannikumaakonnas igal suvel. Lõuna-Florida ülikool on jälginud vohamist kosmosest juba aastaid. Nende satelliidisüsteem registreeris 2025 aastal Atlandi ookeanil hõljuvad 37,5 miljonit tonni sargassumit. 2026 aasta märtsiks oli uus hooaeg juba kogunud 13,6 miljonit tonni, mis on umbes kolmandiku võrra rohkem kui aasta varem samal ajal. Kui see trend jätkub, purustab 2026 aasta kõik 2025 aasta rekordid juba enne suve lõppu. Enne 2011 aastat ei eksisteerinud midagi sellises ulatuses nagu suur Atlandi sargassumitöö. Algne allikas oli Sargasso-meri, mis on ainus meri maal, millel puudub rannajoon. Ükski maa-ala ei piirne sellega üheltki poolt. See asub Põhja-Atlandi keskel ning selle piirid on täielikult määratud 4 ookeani vooluga, mis tiirlevad selle ümber nagu seinad. Läänes on Golfi hoovus, põhjas Põhja-Atlandi hoovus, idas Kanaari hoovus ja lõunas Põhja-ekvatoriaalne hoovus. See meri eksisteerib tänu hoovustele, mis seda loovad. Ringlev hoovuste süsteem, mis püüab kinni kõik, mis sinna satub. Sajandeid kartsid meremehed seda. Sama hoovused, mis määravad selle piirid, hoidsid laevu selle sees nädalaid kinni. Ujuv merevetikas, mida Columbus 1492 aastal oma logiraamatus kirjeldas, oli kohati nii tihe, et varased meremehed uskusid, et see võib laevakere kinni püüda. See ei saa seda teha. Kuid müüt püsis piisavalt kaua, et anda Bermuda kolmnurgale pool selle mütoloogiast. Sargasso meri on koht, kuhu Atlandi angerjas läheb kudema ja kus noored merikilpkonnad veedavad oma esimesed eluaastad merevetikate vahel hõljudes. See on üks bioloogiliselt tähtsamaid veekogusid maal ja samas üks vähim mõistetud. Siis muutus midagi. Vohang, mis oli vaikselt selle ringleva hoovuste süsteemi sees aastatuhandeid püsinud, hakkas sealt välja pääsema. Enamik tööhüpoteese viitab samadele vallandajatele. Soojem vee ja toitainete rikka äravoolu kombinatsioon lõi Atlandi ookeani ulatuses tuhandeid miile ulatuva uue hiiglasliku merevetika vöö. Igal aastal see kasvab, saates laine järel Kariibi mere ja Ameerika Ühendriikide kaguosa poole. Miami ülikooli Rosenstieli mere, atmosfääri ja maateaduste kooli 2026 aasta uurimus määras päritolu kindlaks selgemalt, kui keegi varem oli suutnud. Juhtivautor Francisco Barenvera ja tema meeskond lõid uue ookeanivoolude mudeli ning kasutasid seda, et viia esimese suure õitsengu päritolu tagasi Lääne-Aafrika Guinea lahe rannikuvetesse. Õitsemist ei avastatud selle alguses. Selleks ajaks, kui satelliidid selle 2011 aastal avastasid, usuvad teadlased, et see oli juba peaaegu 2 aastat kasvanud. Esimesed hoiatavad märgid ilmusid siis, kui ebatavalised vetikamassid hakkasid 2009. aastal Ghanas kaldale uhuma. Selle aasta vallandajaks oli külma vee sündmus, mida nimetatakse Dekar de Carminiaks. Haruldane toidainete rikkas süvavee ja mineraalide rikkas Sahara tolmu kombinatsioon kiirendas troopilises Atlandi ookeanis kasvu. See kombinatsioon käivitas selle, mis sai maa suurimaks merevetikate õitsenguks. See ei ole ka mingi juhuslik sündmus. Maht on ennustatav ja sellega saab arvestada.
sellest saab teha toote. Iga riik, mis saab osa sellest õitsengust, on hakanud seda kasutama, välja arvatud Ameerika Ühendriigid. 2026 aasta Woods Hole Okeanograafia Instituudi uuring hindas Florida iga-aastaseid kaotusi ainult turismi ja kalanduse valdkonnas umbes $2,7 miljardit. Ja siis on veel kaudsed kahjud. Restoranid, kus on vähem broneeringuid, tühistatud paadireisid, hotellitoad, mis jäävad tühjaks. Kokku ulatub see tavalisel aastal peaaegu $5 miljardit. Tõsisema hooaja korral tõuseb sama mudel $10 miljardit. Ja 2026 aasta halvim stsenaarium oli $13,5 miljardit. Kagu-Florida neelab sellest suurema osa. Koridor Palm Beachist kuni Miami-Dade'ini on uuringu enda andmete põhjal kõige haavatavam piirkond riigis. Selle puhastamine ei ole odav. Miami-Dade kulutab igal aastal $4 miljonit, et eemaldada vetikaid vähestelt randadelt. Teised rannikulinnad kulutavad veel miljoneid. Kui vetikad on kokku korjatud ja ära viidud, ulatuvad piirkonna aastased kulud $35 miljonit. Kogu laiemal Mehhiko lahe ja Atlandi rannikul ulatuvad kulud sadadesse miljonitesse. Iga dollar kulutatakse ressursi kogumisele ja selle matmisele prügilasse. Tervise aspekti ei saa samuti alahinnata. Kui merevetikas rannaliival mädaneb, eraldub sellest vesiniksulfiidigaasi. Sama mädamuna lõhn, mis tuleb tööstuslikust reoveest. Piisavalt suurtes kogustes põhjustab see peavalu, hingamisraskusi ja isegi EMO-külastusi. Kuuba kuulutas 2025 aastal välja kõrgeima taseme tervisehoiatuse, kui vetikamassid uputasid selle idaranniku. Florida ametiasutused on hakanud mõjutatud randades õhu kvaliteeti kontrollima, kuigi üleriigilist hoiatuste süsteemi veel ei ole. Probleem ulatub aga üle kogu Mehhiko lahe. Texase Galvestoni saarel on meeskonnad pidanud silmitsi seisma nii suure sargassumi kogusega, et neil sai merevalli ääres selle ladustamiseks ruum otsa. Nii laadisid nad selle veoautodele ja vedasid üle saare East Beachile. Ebaloomulikult esinev materjal jõuab kohale nii tohututes kogustes, et kohalikud omavalitsused kulutavad miljoneid selle kogumisele, transportimisele ja kohtade otsimisele, kuhu seda ladestada. 29. aprillil 2026 ütles Galvestoni elanik nimega Steve Houston Public Mediale, et ta on saart külastanud 65 aastat ja pole kunagi näinud, et sargassum nii palju kuhjuks. Ka NOAA pani seda tähele. Samal kuul uuendas agentuur oma sargassumi aruandeid iganädalastelt igapäevasteks uuendusteks. Eesmärk polnud aidata ettevõtetel seda materjali koguda, vaid aidata kohalikel ametnikel otsustada, kuhu saata traktorid ja koristusmeeskonnad. Sellises seisus on Ameerika Ühendriigid praegu. Me ehitame paremaid süsteeme merevetika jälgimiseks, kuid mitte paremaid süsteeme selle tegelikuks kasutamiseks. Ja Lõuna-Florida ülikooli. 2026. Aasta prognoosi kohaselt võib probleem peagi laieneda uutesse Louisiana piirkondadesse. Karistuskulud hakkavad tabama kogukondi, kes pole nendega varem kokku puutunud. Texase A&M ülikool lõi üle 10 aasta tagasi satelliidipõhise hoiatussüsteemi. Teadlased saavad jälgida sargassumi liikumist üle Atlandi ookeani ja prognoosida, millal suured kogused jõuavad Texase rannikule. Aga prognoosid ei ütle ettevõtetele, millal koristada, vaid ainult, millal traktorid käivitada. Ja samal ajal, kui Florida matab merevetika liiva alla, teenivad teised riigid selle pealt rikkust. Cancunis Tulumis võttis ettevõtja Omar Vasquez Sanchez teistsuguse lähenemise. Tema ettevõte Blue Green Mexico on alates 2018. aastast valmistanud sargassumist ehitusblokke. Masin segab umbes 40% sargassumit teiste orgaaniliste materjalidega, millest suur osa pärineb ehitusjääkidest. Segu pressitakse ehitustellisteks, mida tuntakse nime all Sarga Blocks. Iga päev toodetakse 3000 plokki. Vasquez juhtis taimekasvatust, kui 2015 aasta sargassumi sissetung algas. Hotellid hakkasid tema meeskonnale maksma, et nad nende randu puhastaksid. Siis tuli tal idee muuta see ehitusmaterjaliks. Esimene maja, mille ta oma plokkidest ehitas, kerkis tema taimekasvatuse kõrvale. Meeskond kasvas 16 täiskohaga töötajani ja tipphooajal töötab tema rannapuhastusmeeskondades umbes 300 inimest. Mehhiko riiklik autonoomne ülikool testis blokke ja kinnitas, et need vastavad samadele ehitusstandarditele nagu Adobe, olles sama survetugevusega. Sarga plokkidest maja maksab umbes poole vähem kui tavaline tellismaja. Vasquez on nüüd sellest materjalist ehitanud üle 40 kodu. Esimene neist, Casa Angelita, on üle elanud 5 orkaani ja 6 troopilist tormi. Tema ettevõte on alates 2021 aastast kasutanud peaaegu 6000 tonni merevetikat. Kõige olulisem sargassumi juures ei ole see, et sellest saab teha ühte toodet.
oluline on see, et sellest saab teha palju erinevaid asju. Seda tõestavad sellised ettevõtted nagu Carbon Wave. Oma rajatises Puerto Ricos ekstraheerib ettevõtte Sargassumist kõrge väärtusega ühendeid ja müüb neid mitmetele turgudele. Üks toode asendab kosmeetikatoodete koostistes silikooni ja on nüüd suunatud K-Beauty turule. Nende tooteid kasutatakse ka põllumajanduses ja naha asendajana. Just seda biorafineerimistehas teebki. Üks tooraine läheb sisse, mitu tuluallikat tuleb välja. Iga tonn mererohtu saab jagada erinevateks toodeteks, millest igal on oma klient ja kasumimarginaal. Ja Carbon Wave ei ole ainus. Kogu Kariibi merepiirkonnas kiirustavad valitsused ja ettevõtted töötlemisvõimsuse suurendamisega. Barbados katsetab Sargassumi muutmist kütuseks. Grenada ja Dominicani vabariik seavad igal aastal töötlemise sihte, mis iga aastaga suurenevad. Ja Euroopa on veelgi kaugemale jõudnud. Prantsusmaal ja Portugalis asuvad töötlemisrajatised võtavad juba vastu Kariibi mere sargassumit ning muudavad selle põllumajanduse ja farmaatsiatööstuse tööstuslikeks koostisosadeks. Suured tootjad on omandanud töötlemisettevõtteid ja integreerinud tarneahela. Enamik maailma turule jõudvast alginaadist läbib Hiina tehaseid ja see hõlmab ka alginaati, mis jõuab Ameerika toidu ja ravimiteni. Riik saavutas selle positsiooni ligi 20 aasta jooksul riigi toetatud vetikate töötlemisega. Ükskõik kui suure võimsuse Hiina on loonud, saab seda kasutada Atlandi õitsengu puhul alati, kui riik otsustab, et see on veokulusid väärt. Selle kõige taga olev keemia on lihtsam, kui inimesed arvavad. 1 tonn märga sargassumit annab ühe töötlemiskorraga mitu toodet. Raguseinad sisaldavad alginaati, paksendajat, mida kasutatakse jäätises, hambaravivormides ja aeglaselt vabanevates ravimikapslites. Ainult toidukvaliteediga alginaadi turg on väärt $200 miljonit aastas. Farmaatsiatööstuse kvaliteediga versioon maksab umbes 10 korda rohkem naela kohta. Lehed sisaldavad fukoidaane, mis on suhkrud ja mida praegu katsetatakse kliinilistes uuringutes põletikuvastaste ja vähiravimitena. Ja taimematerial sisaldab ka polüfenoole, millel on antioksüdantne toime. Ülejäänud biomass saab endiselt kasutada põllumajanduses, sest suur osa selle lämmastikust, fosforist ja kaaliumist jääb alles. Hästi kavandatud biorafineerimistehases ei lähe peaaegu midagi raisku. Kuid kõige huvitavam fakt ei ole see, et seda leidub jäätises. Farmatseutilise kvaliteediga alginaat on meditsiinitarneahela otsene sisend, millest USA sõjavägi sõltub lahingutegevuses. Peaaegu kogu see alginaat töödeldakse Hiinas. Covidi ajal viis Pentagon läbi erakorralisi ülevaatusi farmaatsiatoodete tarneahela haavatavuste kohta. Alginaadid olid üks neist kategooriatest, mis märgiti materjalina, mille puhul ollakse peaaegu täielikult sõltuvad Hiina tehastest. Hiina on juba näidanud, et piirab strateegilisi eksporte siis, kui aeg on sobiv. Oleme seda näinud kalliumi, germaaniumi ja grafiidi puhul. Alginaadid ei ole veel selles nimekirjas, vähemalt mitte praegu, kuid tooraine, mis suudab ületada kõik tulevased piirangud, uhutakse igal suvel Ameerika randadele ja maetakse prügilatesse. See sama vetikas, mis juulis Miami rannas halvasti lõhnab, on see sama vetikas, mis võib aidata haavatud Ameerika sõduril verejooksu peatada. Tarneahel, mis neid kahte fakti ühendab, kulgeb täielikult läbi Hiina rajatiste. 2026 aasta keskpaiga seisuga ei tööta Mandri Ameerika Ühendriikides ühtegi suurt kaubanduslikku sargassumi biorafineerimistehast. Ja sellel on oma põhjus. Värske sargassum koosneb kaalult umbes 80% veest. Kui veoauto viib merevetika prügilasse, siis suurem osa sellest, mida tegelikult transporditakse, on vesi. See tähendab umbes 4 naela vett iga 1 naela taimse materjali kohta. Tonni hind kasvab hüppeliselt just selle suure veekoguse tõttu. Kuivatussüsteem suudab niiskuse enne transporti vähendada 20%-ni, mis vähendab veokulusid ligi 80%. Tehnoloogia on juba olemas, kuid puudu on stiimulid. Enamik koristuslepinguid maksab märja merevetika eemaldamise eest, mitte kuiva biomassi töötlemise eest. Süsteem premeerib utiliseerimist, mitte kasutamist. Ja siis on meil töötajad ise. Koristustöö loob hooajalisi veotööd. Töötlev tööstus loob tehnikuid, keemikuid, tehase operaatoreid, laevameeskondi, insenere ja müügimeeskondi. Üks mudel maksab inimestele probleemi liigutamise eest, teine aga selle lahendamise eest. Probleem pole siin teaduses ega tahtes, vaid lihtsalt poliitikas. Aastaks 2025 tunnistas isegi NOAA probleemi. Agentuur avaldas aruande selle kohta, kuidas sargassumit Ameerika Ühendriikides hallatakse. Aruandes loetleti load, agentuurid, kattuvad jurisdiktsioonid ja regulatiivsed lüngad. See selgitas, kes mille eest vastutab
kuid mitte järgmisi samme. Teisisõnu, valitsus võib sulle öelda, kuidas sargassumit eemaldada. See ei saa sulle öelda, kuidas sellest kasu lõigata. Kuid üks Ameerika ettevõte otsustas siiski proovida. Algaes Organics asutati 2014 aastal Johannani Tujoni poolt. Floridas asuv ettevõte kogub sargassumit ja fermenteerib seda patenteeritud meetodil. Tujon müüb seejärel saaduse orgaanilise biostimulandina. Ettevõtte enda NOAA ääle esitatud andmete kohaselt kasutatakse toodet enam kui 5000 aakril üle Ameerika Ühendriikide. Välitestid näitavad, et põllumehed säästavad kuni 20% keemiliste väetiste kuludelt ning saagist saadav tulu kasvab keskmiselt $990 aakri kohta. Ettevõte saadab kaupa 10 riiki ja töötleb igal aastal üle 1 miljoni naela sargassumit. Tujon asutas Algaes Organicsi oma vanemate garaažis 21-aastaselt. Pärast seda, kui ta nägi, kuidas sargassumi invasioon hävitas tema kodusaare turismi ja kalandusmajanduse. Valitsus maksis miljonite kaupa randade puhastamise eest, kuid järgmisel päeval oli vetikas jälle tagasi. Ta otsustas esitada teistsuguse küsimuse. Mis siis, kui see polekski jäätmed? 2020 aastal lisas Forbes Tujoni oma alla 30-aastaste edukate tööstustegijate nimekirja. Ameerikate vaheline arengupank kaasrahastab nüüd tema tööd. Ettevõte müüb oma toodet Amazonis. 2024 aastal andis Miami-Dade innovatsiooniamet Algaes Organicsile $100,000 suuruse investeeringu, et katsetada mobiilset kääritamiskapslit. Konteinerit, mis on varustatud paakidega ja suudab töödelda vetikaid otse rannas. Ettevõte kogub nüüd $4 miljoni suurust seemneinvesteeringut, et laiendada oma tegevust Floridas. See ongi enam-vähem kogu Ameerika sargassumi tööstuse olemus. Üks ettevõte käitleb umbes 1 miljon naela aastas, samas kui see vohang toodab nüüd igal aastal üle Atlandi ookeani 38 miljonit tonni. Lõuna-Florida ülikooli hinnangul leidub ainuüksi Kariibi meres piisavalt biomassi, et väetada iga farm Ameerikas. USA kasutab vaid murdosa protsendist sellest, mis randa uhutakse. Algaes Organics kasvab aeglaselt. Nõudlus on olemas. Väetise hinnad on tõusnud. Mahepõllumajanduse sisendid on põllumajandusturu kõige kiiremini kasvav osa. Ettevõtet hoiab tagasi lubade taotlemise protsess. Iga samm põrkub vastu sama seina, mis lõpetas varasemad katsed 2010. Samal ajal muutub sargassumi probleem aina suuremaks. Merevetikas seob süsiniku kasvamise ajal. Vaip kahekordistub iga 10 kuni 21 päevaga, tõmmates mereveest süsinikdioksiidi, et kasvatada uut kude. 1 märktonn seob üle 400 naela süsinikku. Kui see laguneb prügilas, jõuab suur osa sellest lõpuks tagasi atmosfääri kasvuhoonegaasidena, sealhulgas metaanina, mis on üks kõige tugevamaid soojendavaid gaase maal. Teisisõnu võib koristusstrateegia lõpuks hoopis tugevdada osa probleemist, millele see reageeris. Süsinikuturud püüavad nüüd anda väärtust sargassumi eemaldamisele. Verra ja Gold Standardi kompensatsiooniprogrammid töötavad välja reegleid vetikapõhise süsiniku eemaldamiseks. Tehas, mis töötleb sargassumit pikaajalisteks toodeteks, võiks teenida krediidivooge, mille väärtus ulatub $10 miljonite aastas, lisaks toodete müügile. Võtame ühe suure koristusmahu, umbes 100 000 märktonni, mis on sarnane sellele, millega suur rannikupiirkond võib raskel aastal kokku puutuda. Kui see sama biomass töödeldakse selle asemel, et see lihtsalt ära visata, siis isegi konservatiivsete tööstuslike hinnangute kohaselt on ainuüksi ekstraheeritavates ühendites umbes $40 miljonit. Ainuüksi. Biostimulantide sisaldus on väärt veel $15 kuni $20 miljonit. Biogaasi potentsiaal lisab $5 miljonit. Spekulatiivsed süsinikukrediidi prognoosid lisaksid veel mitu miljonit. See on ainult üks maakond. Floridas ja Texases prügilatesse maetava koguväärtus ulatub igal aastal sadadesse miljonitesse. Sellele võib lisada ka linnade poolt makstava selle eemaldamise arve. Igal hooajal visatakse sama raha 2 korda ära. Tõeline tööstus vajab rohkem kui ühte idufirmat. See vajab tehaseid, mis suudavad vastu võtta miljoneid tonne biomassi ja muuta selle ühtlasteks müüdavateks toodeteks. Just seda on Kariibi mere piirkond ja Ladina-Ameerika ehitanud, samal ajal kui Ameerika alles veab. Järgmise põlvkonna saagi koristusseadmed ehitatakse juba mujal. Seaweed Generation, Ühendkuningriigi ettevõte, testib päikeseenergial töötavat robotkoristajat nimega Alga Ray, mis kogub vetikamassi veel avavees olles, enne kui see rikneb. Praegune pilootprojekt töötab Kariibi merevetes Ühendkuningriigi valitsuse toetuse abil. Süsteemil on pardal kaamerad ja helisensorid,
et hoida töö merikilpkonnade rändeteedest ja kalade kasvualadest ujuvates vetikamattides eemal. Partnerettevõte Seafields võitis Innovate UK toetuse umbes $315,000, et katsetada teistsugust ideed. Sargassumid kasvatatakse sihilikult kontrollitud aladel Atlandi ookeani keskosas. Eesmärk on liikuda püügil ja kasvatamisel põhinevate kasvanduste poole. Saksamaa on samuti tegevuses, muutes sargassumi etanooliks, mida kasutatakse vastupidavate plastide tootmiseks. Kõiki neid ettevõtteid juhivad eurooplaste juhitud rühmad, kes kasutavad sisendina Ameerika ülikoolide teadustööd. Kaubanduslikul poolel pole ühtegi Ameerika operaatorit. Iga selline tehas tähendab lepingut, millele Ameerika tootjad ei saa pakkumist teha. Need on suhted, millest USA rafineerimistehas, kui selline oleks olemas suures mahus, jäetaks kõrvale. Iga mööduva hetkega muutub see struktuur aina kinnistunumaks. Ja mõned inimesed on sellega rahul. Igal aastal annavad Florida, Texas, Louisiana ja teised Mehhiko lahe osariigid välja koristuslepinguid, mis lähevad jäätmekäitlejatele ja rannateenindusettevõtetele, keda makstakse tonni kaupa. Mida rohkem vetikaid randa jõuab, seda rohkem nad arve esitavad. Beachraker LLC on Miami-Dade juhtivettevõte, kuid sama mudel toimib ka Browardis Fort Lauderdale'i jaoks, Palm Beachi maakonnas ja üle kogu Florida Keysi. Iga maakond seab oma pakkumise. Lepingud makstakse kas sündmuse või tonni kohta ning neid uuendatakse iga-aastaste eelarvetsüklite alusel. Töövõikjad on selle töö ümber üles ehitanud terved masinapargid koos veokite, laadurseadmete ja prügila pidajatega sõlmitud kokkulepetega. Kui see süsteem on kord paigas, muutub selle muutmine keeruliseks. Igasugune muudatus, mis viib sargassumi eemale olemasolevatest kõrvaldamislepingutest, põrkub kohe kokku juba tehtud investeeringutega veoautodesse, meeskondadesse ja prügilate töövoogudesse. Vastupanu ilmub harva avalikes lobikampaaniates. See ilmneb vestlustes maakonna ametnike ja osariigi esindajate vahel, kus sama muret väljendatakse erinevates vormides. Uue süsteemi loomine võtaks aega. Rannad vajavad selle ülemineku ajal ikkagi puhastamist. Keegi peab ikkagi järgmisel hommikul kohale tulema, kui vetikad kohale jõuavad. Hankmenetlus räägib sama lugu. 2025 aastal kuulutas Miami-Dade välja uue sargassumi koristamise lepingu avalikuks pakkumiseks. 5 ettevõtet esitasid oma pakkumised, kuid 2 neist lükati maakonna juristibüroo poolt tagasi. Üks firma ei esitanud õigeid hinnainfot. Teine saatis oma pakkumise e-posti teel, mitte ametliku portaali kaudu. Alles jäi 3 kehtivat pakkumist. Beachraker võitis lepingu, kuigi nende pakkumine polnud kõige odavam, kuna maakond tõi põhjuseks kogemused ja varustuse. See üks ainus detail ütleb sulle, milleks leping tegelikult on. See pole sisuliselt tonnaaži probleem, vaid lihtsalt veo probleem. Kogu struktuur on üles ehitatud prügilasse viiva veokite marsruudi ümber. Beachrakerise on Floridas tegutsenud üle 40 aasta, töötades Monroe, Miami-Dade, Browardi ja Palm Beachi maakondades. Nende peamine töö, enne kui sargassum muutus probleemiks, oli liiva sõelumine ja kilpkonnade pesade jälgimine, samuti mõningane luidete taastamine. Sama varustust, mida nad kasutasid. 2000-ndatel üldise prügi koristamiseks kasutatakse nüüd täiskohaga merevetikate eemaldamiseks. Ärisuund muutus, kui õitseng kasvas. 2026 aastaks on see üks stabiilsemaid lepingulisi töövooge Florida rannikul. Osariigi ettepanekud põrkavad peale kohaliku veel teisegi takistuse otsa. 3 föderaalsel asutusel on osa igasuguses kaubanduslikus korjes. Ühelgi neist ei ole kohustus teistega tööstuse ülesehitamisel koostööd teha. NOAA läbi riikliku merekalandusteenistuse loetleb sargassumi kalade oluliseks elupaigaks. See käivitab konsultatsioonid iga töö puhul, mis puudutab seda elupaika. Samu sargassumi mate hinnatakse kriitiliseks elupaigaks ka kaelus merikilpkonnadele, mis lisab sellele veel läbivaatuse, et vältida isendite kahjustamist. USA armee inseneerikorpus nõuab luba igasuguseks vees tehtavaks tööks või heitmete väljalaskmiseks. Kaubanduslikul korje alusel föderaalvetes on vaja mõlemat luba. EPA tegeleb jäätmekäitluse poolega, kusjuures igasugune vedeliku heitmine töötlemistehasest läbib nende kontrolli. Florida Keysi riiklik merekaitseala, mida juhib NOAA riiklike merekaitsealade büroo, nõuab veel üht luba igasuguseks tööks oma piirides. Nende load ei kehti enne, kui taotleja on saanud kõik teised föderaalsed, osariiklikud ja kohalikud heakskiidud. See üks lause on koht, kus Ameerikas sargassumi koristusplaanid surevad. Igal asutusel on selleks põhjendatud alus. Ükski neist ei saa teiste eest heakskiitu anda. Tulevane operaator peab esitama taotluse kõigepealt NOAA-le, siis armee insenerikorpusele
siis EPA-le, siis Florida Keskkonnakaitseametile, siis Lõuna-Florida veemajanduse piirkonnale ja lõpuks kohaliku merekaitseala kontorile. Mitu ehitajat proovisid seda 2010ndate alguses ja kohtasid vastupanu. Nende ajakavad venisid üle 3 aasta ning õigusabikulud ulatusid enne ühegi paadi vette laskmist juba sadade tuhandete dollarite ülemisse otsa. Turg muidugi ei oodanud. See liikus Hiinasse ja Euroopasse. Kõige selle kohal on üks ainus takistus. Enamik Floridasse jõudvast sargassumist ei ole osariigi vetes siis, kui seda oleks kõige lihtsam püüda. See hüljub föderaalses ainumajandusvööndis, ookeanialal, mis ulatub 3 kuni 230 miilini rannikust, kus välise mandrilava maade seadus annab föderaalvalitsusele ülimad õigused. Florida võib oma randu puhastada. See ei saa iseseisvalt lubada kaubanduslikku koristust nendes vetes, kus saak tegelikult tasuks ära. Vetikamasside püük avamerel on ainus mudel, mis töötab suuremas mahus. Kui sargassum jõuab lainetesse, hakkab see lagunema, kaotades väärtuslikke ühendeid juba mõne tunniga ning korjates üles liiva ja prügi, mis segab edasist töötlemist. Biomass tuleb kinni püüda avavees, kui see on veel elus, ja suunata tehasesse enne, kui see lagunema hakkab. Selleks on vaja föderaalseid lubasid, mida praegu ei ole olemas. Florida, Texase ja Louisiana osariigi seadusandjad on uurinud võimalust, kuidas nad saaksid teha mitme osariigi koostööd 3 miili osariigi piirides ja vaidlustada föderaalvalitsuse nõude kohtus. Kongressi töötajad on rohkem kui korra koostanud eelnõusid, et täpsustada föderaalseid sargassumi reegleid. Need pole kunagi hääletusele jõudnud. Mitte sellepärast, et nende vastu oleks olnud koordineeritud kampaania, vaid lihtsalt sellepärast, et kedagi ei huvitanud. Sargassumil pole Washingtonis tegelikku lobitööd. Koristustööd ettevõtetel aga on. Siit muutub kogu lugu absurdseks. Föderaalne sargassumi koristamine on juba keelatud ja seda alates aastast 2003. Sel aastal surus Lõuna-Atlandi kalandusnõukogu läbi haldusplaani, mis hõlmas föderaalvett Põhja- ja Lõuna-Carolina piirist lõuna poole. Just see piirkond, millest iga Florida ja Mehhiko lahe õitsemine läbi läheb. See reegel oli mõeldud mahi kasvualade ja merikilpkonnade elupaikade kaitsmiseks ning käsitleb sargassumit nagu reguleeritud kalavaru. Konkreetseid piiranguid kokku lugedes tunduvad need peaaegu naljana. Föderaalne piirang kogu USA Lõuna-Atlandi vetest aastas korjatava sargassumi kohta on 5000 naela märkkaalus kogu piirkonna peale aastas. See piirang kehtestati 2003. aastal. Suur-Atlandi sargassumi vöönd ei eksisteerinud siis veel. Merevetika kaitseks kirjutatud seadus loodi selleks, et kaitsta ökosüsteemi, mida õitsemine polnud veel asendanud. Õitsemine toob igal aastal samadesse vetesse üle 38 miljoni tonni. Seaduslik piirang lubab eemalduda vaid väikese osa sellest, mis igal aastal tegelikult randa uhutakse. See on nii väike, et see on kogu sisse tuleva mahu kõrval vaevu märgatav ja sealt edasi muutuvad piirangud veelgi rangemaks. Korjet lubatakse teha ainult novembrist juunini, et kaitsta merikilpkonni. Igal paadil peab olema ametlik vaatleja pardal. Korjet ei tohi teha 100 miili raadiuses rannikust. Võrkude silmasuurus on piiratud 4 tolli peale ning raami suurus ei tohi ületada 4 jala ja 6 jala mõõtmeid. Kõigile neile reeglitele lisanduvad Florida enda reeglid. Osariigi elanikud võivad harrastuskalapüügi loa alusel kanalitest või rannikuvetest kuni 100 naela sargassumit eemaldada. Kõik, mis ületab selle koguse, nõuab meresaaduste ärilitsentsi. Osariigi Keskkonnakaitseamet lisab veel ühe nõude. Kõik puhastustööd, kus kasutatakse raskeid masinaid, vajavad rannikuehituse kontrolljoone luba. Käsitööriistad on vabastatud, kuid traktorid mitte. Nii et Florida elanik võib sargassumit rannalt kätega kokku korjata. Idufirma, mis püüab seda tööd laiendada, satub järjest 3 takistuse otsa. Föderaalne keeld, osariigi litsentsikontroll ja rannaluba. Kõik enne, kui nad üldse paadi ostavad. Föderaalvalitsus keelas koristamise 20 aastat enne, kui õitsemine üldse kriisiks muutus ja osariik ei saa föderaalse keeldu tühistada. Koristustöövõtja on ainus seaduslik võimalus, mis vetikal on. Sargasso merest pääsenud õitsemine muudab seda nüüd. Kuna sargassumi tootmine troopilises Atlandi ookeanis on kasvanud, on hoovuse ringi keemia ja struktuur ise hakanud muutuma. Noored merikilpkonnad, kes veedavad oma esimesed eluaastad vetikatest triivides, puutuvad nüüd kokku ökosüsteemiga, mis erineb sellest, milles nende liik arenes. Kalaliigid, keda ei leidu mujal maal ja kes elavad täielikult selles pöörlevas hoovuse ringis,
kohanevad tingimustega, millel pole ajaloolist eeskuju. Meri, millel pole kallast, kujundatakse ümber just selle õitsengu poolt, mille ta ise tekitas. Pööris, mida Columbus kirjeldas, ei käitu enam nii nagu siis, kui Columbus sellega kokku puutus. Ja selle riigi vastus, keda see pöörisest pääsenud kõige rohkem mõjutas, on traktor ja prügimägi. Sellel võib olla 3 lõppu. Esimene võimalus on, et midagi ei muutu. Õitseng kasvab edasi, koristuskulud kasvavad ja välismaised tarneahelad kinnistuvad, kuni Ameerika tööstuse võimaluste aken sulgub lõplikult. See on mittetegutsemise tee ja 2026 aasta seisuga on see praegune tee. Teine võimalus on osariigi eraldumine. Floridal, Texases ja Louisianal on nii valu kui ka rannajoon, et ise tegutseda. Nad võiksid korraldada mitme osariigi koostöö 3 miili osariigi territoriaalvetes ja esitada kohtuasja föderaalse nõude vastu. See tee on raske, kuid mitte suletud. Hoo on tõeline, kuid see on aeglasem, kui ülemaailmne turg liigub. Kolmas võimalus on üks föderaalne seaduseelnõu. Mitmed eelnõud on juba olemas kongressi büroodes ja kõik need keskenduvad samale põhistruktuurile. Üks nimetaks juhtiva föderaalse asutuse, mis vastutab sargassumi haldamise eest. Teine luks selge õigusliku tee kaubanduslikuks koristamiseks, selle asemel, et käsitleda kogu sargassumit vaikimisi jäätmetena. Ja kolmas kehtestaks standardid avamere koristamiseks, et ettevõtted teaksid täpselt, mis on lubatud. See raamistik tugineb otseselt süsteemidele, mida Ameerika Ühendriigid juba kasutavad avamere tuuleenergia ja mineraalide rendile andmisel. Ja majanduslik põhjendus on juba korduvalt esitatud ülikoolide teadlaste poolt, kellel puudub rahaline huvi tulemuse suhtes. Ainus, mis puudub, on luba. Hääletus toimub siis, kui järgmine rekordiline õitsemine jõuab üleriigilistesse uudistesse. 2026 aasta andmed juba viitavad sellele. Fotod mattunud Florida randadest jõuavad sellise ulatuseni, mis lööb turismiarvud kõikuma. Ühe maakonna koristuskulud tõusevad piinlikult kõrgele. Võimaluste aken avaneb ja see hetk läheneb kiiresti. Sargassumi lugu ei ole esimene kord, kui selline muster kordub. Sama stsenaarium on kordunud igas suures Ameerika ressursivõitluses viimase 30 aasta jooksul. Tavaliselt lõpeb see alati ühtemoodi. Ameerika Ühendriigid juhtisid päikeseenergia fotogalvaaniliste uuringute valdkonda 1990-ndatel. Bell Labsi teadlased ehitasid esimese praktilise räni päikeseelemendi. Colorado osariigis asuv riiklik taastuvenergia laboratoorium seadis efektiivsuse standardid, mida kogu maailm siiani kasutab. Seejärel ehitas Hiina tehased. 2026 aastaks kontrollivad Hiina tootjad enam kui 80% maailma päikesepaneelide toodangust. Ning Ameerika Ühendriikides suured päikeseenergiajaamad töötavad imporditud paneelidega. Liitiumioonakute keemia töötati välja Ameerika ja Jaapani laborites 1970 ja 1980 aastatel. Kusjuures alusuuringud tehti Texase ülikoolis, Stanfordis ja Oxfordis. Sony tõi esimese kaubandusliku aku turule 1991 aastal ning Ameerika tarbeelektroonika oli varajase nõudluse peamine vedaja. Täna toodab Hiina umbes 75% maailma liitiumioonakudest ning Ameerika elektriautode tootjad kiirustavad ehitama kodumaiseid tehaseid, millega oleks pidanud alustama juba 20 aastat tagasi. See muster kordub pidevalt. Ameerika laborid teevad teadust ja näitavad väärtust, aga Ameerika ametkonnad ei suuda kokku leppida, kuidas selle põhjal midagi ehitada. Samal ajal liiguvad riigid, kus on ühtne otsustusstruktuur kiiremini. Üks plaan muutub ühtseks tehaste võrgustikuks ja tarneahelaks. Selleks ajaks, kui Washington võimalust märkab, on infrastruktuur juba mujal üles ehitatud ja USA-le jääb vaid teadustöö, mitte aga tööstus. Kuid sargassum on teistsugune. Päikesepaneelid vajavad räniplaate, tehase pinda ja oskustööjõudu, et konkureerida. Liitiumakud vajavad koobalti kaevandusi ja nikli rafineerimistehaseid. Raha liigutab ressursse, kuid Atlandi õitseng liigub ise. See jõuab Florida liivale sõltumata Washingtoni tahtest. Tasuta biomass toimetab end ise otse randa. See teeb sargassumiga peetava võitluse neist tõenäoliselt kõige lihtsamaks võita. Kõige raskem osa igast teisest ressursivõidu jooksust on olnud tooraine toomine Ameerika rannikule. Sargassumi puhul teeb tooraine selle töö juba ise ära. Ameerika keelab endal selle lihtsalt üles korjata. Farmatseutilise kvaliteediga alginaadid lähevad haavasidemetesse, ravinkapslitesse, hambavormidesse ja kirurgilistesse tööriistadesse ning varustusahel kulgeb peaaegu täielikult läbi Hiina tehaste. See olukord käivitas juba pandeemia ajal kaitsehangete ülevaatused.
kodumaine sargassumi biorafineerimistehaste võrgustik Florida rannikul ja USA laherannikul ei kaotaks seda sõltuvust täielikult. See luks vähemalt luks. Paralleelse tööstuse, mida riigil praegu ei ole. Keskmise suurusega biotöötlemistehas, mis on mõeldud 100 000 tonni märja sargassumi töötlemiseks aastas, suudaks hakkama saada umbes sama kogusega, mida Miami-Dade ja Broward praegu kokku ära viskavad. Käivituskulud jäävad kuskile 80 ja 120 miljoni dollari vahele, hõlmates tehast, paate ja ekstraheerimisliini. Müük tuleb siis erinevate toodete segust, kusjuures kogutulu jääb spekulatiivsete 2026 aasta hindade juures 40 kuni 70 miljoni dollarini aastas. Investeeringu tasuvusaeg alla 5 aasta on saavutatav. Raha on olemas, ostjad ootavad, biomassi toob ookeanivool igal aastal kohale. Puudu on vaid üks osa ja see on üks paber. Seadus, mis määrab juhtiva asutuse, seadus, mis seab lubade väljastamise tähtaja, seadus, mis ütleb, kuidas ettevõte saab pakkumise teha. See seadus kirjutatakse lõpuks valmis. Ainus lahtine küsimus on, kas see juhtub enne, kui globaalsed tarneahelad Ameerika taas välja tõrjuvad. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video ja kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun tellige kanal ja lülitage teavitused sisse. See tõesti teeb vahet. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral saates Map Back.